Evelin Poolamets, see importelektrisõltuvus 40% on ikkagi väga suur. Kas EKRE-l on lahendus olemas, kuidas pöörata? Jaa, meil on ju olemas põlevkivi ja see, et põlevkivienergia on kallis, on sellepärast, et sinna on juurde keevitatud 60% jagu makse. Ja põlevkivienergia on meid alati aidanud, me oleme olnud eksportiv riik, energiate eksportiv riik ja rääkida, et nüüd tuuleenergia tooks meil hinnad alla, see on ainult sellisel eeldusel, et arvate, et tuuleenergiat saab toota siis, kui energia hind on kõrge. Praegust on isegi Eesti Energia hädas, näiteks eelmise aasta 3. kvartalis ei suudetud nii palju müüa, kui palju oli tootmist, elektri hind oli 0 ja mis puudutabki sellesse, et me läheme 20 aastat tagasi, lähme põlevkivienergia juurde tagasi, aga mul tundub praegust, et meie valitsus tahab meid viia terve ajastu tagasi keskaega, kus me hakkame sõltuma sellest, kas tuul puhub või päike paistab, et me peaksime kogu oma tarbimise ka ümber tegema, et hakkame siis öösel, ma ei tea, saateid tegema, hakkame öösel tarbima ja see, et jaanuarikuus oli meil tuuleenergiat, oli ka ju öösel ainult, et selle peale välja minna, et me ikkagi jätkuvalt investeerime ilmastikust sõltuvatesse tootmisviisidesse, ei ole õige. Viimane aeg on hakata juhitavatesse energiaallikatesse. Aga tarbimise juhtimine on ikka tore asi ka. Jaa, eks ole, innovaatiline, et me ei ole ju ka seda CO2 koodi eest saadud raha investeerinud innovatsiooni, vaid oleme kuhugi seintesse ja teedesse pannud selle asemel, et hoopis arendada meie CO ja meie põlevkivi energeetika.